kas sinu ettevõte sooviks oma brändile persooni või lausa suunamudijat, kes raha ei küsi, haigeks ei jää, puhkusele ei lähe ja päris kindlasti mingit jama ei korralda? Täna räägime tehisintellekti suunamudijatest. Kui sul seda ei ole, siis kes on süüdi? Kes on süüdi, seda ütles mulle eile Annika. Elisa AI teenindusrobot Annika sündis juba 6 aastat tagasi, aastal 2018. Täna ta räägib tuhandete inimestega iga päev. Aga Annika on robot. Tal ei ole nägu, tal ei ole Instagrami kontot, tal ei ole, aga miks ei võiks olla? Las ma tutvustan Aitana Lopez. Barcelonast pärit 25-aastane modell, kellel on Instagramis üle 250 000 jälgija. Tema siiski soovib raha, aga mitte endale, vaid ühele Hispaania turundusagentuurile, kes ta eelmisel aastal sellisel kujul lõi. Nii tema kui tema Argentiinast pärit sõbranna Maia Lima on tehisintellekti poolt loodud. Instagramis ja paljudel teistel platvormidel on tuhandeid persoone, kes on tegelikult pikslid. Aga kas see on probleem? Võib-olla juhul, kui sa oled tuntud Hispaania telestaar, kes ei saa aru, et Aitana Lopezit välja kutsudes saadad sa personaalse sõnumi hoopis turundusagentuurile. Aga miks see võiks Annika olla? Persona, kellel on välja mõeldud huvid, taust, isiksus ja nii edasi. Kõik teavad, et füüsilisel kujul ei ole teda olemas, aga kui ta virtuaalsel kujul ärkaks, siis aasta lõpus tõenäoliselt oma Instagrami kontol jagaks ta pilti turundusauhindade kuldmunaga. Või võtame teise näite. Reaalne inimene. 23-aastane Snapchati staar Karen Marjorie tegi eelmise aasta maikuust endast loodud tehisintellekti lahenduse, milles sa said temaga suhelda hinnakirja alusel $1 minut. Esimese nädalaga teenis ta üle $700 000. Aga sama võivad teha ka teised ettevõtted ja organisatsioonid, kellel juba juturobot tegutseb. Ja selleks ei pea olema üldse mingisugune inimkeha või nägu, näiteks Reformierakonna AI orav, Keskerakonna AI ninasarvik või siis AI kaabu. Mis te arvate, et inimestele ei meeldi tehisintellektiga suhelda? Maailma populaarsuselt teine tehisintellekti lahendus on Character AI, kus inimesed saavad suhelda välja mõeldud karakteriga. Kui sa sealt nendest miljonitest karakteritest endale sobivat ei leia, siis sa võid selle luua. Aga sa võid ka karakterid omavahel rääkima panna. Näiteks Putini ja Zelenski. 20 miljonit ameeriklast kasutab Character AI'd iga päev vähemalt 2 tundi. Doktor, siin on midagi korrast ära. Ma ei tea, mida see inimkonna tuleviku kohta ütleb, aga seda rongi on raske peatada. Tehisintellektiga suhtlemises ei ole tegelikult midagi imelikku. Kõik, kes Eestis ChatGPT'st midagi räägivad, soovitavad lausa seda. Näiteks soovid kandideerida mõnele töökohale. Anna tehisarule kõigepealt karakter. Kirjelda põhjalikult seda ettevõtet või organisatsiooni, kuhu sa tööle tahad minna ja las ta küsib sinult töövestluse küsimusi. Või kui sa soovid ennast arendada. Anna tehisarule see roll, milles sa praegu töötad ja hakka temalt küsimusi küsima. Mõlemal juhul sa lood karakteri, kelle puhul sa tead, et ta ei ole inimene. Kogu tehisintellekti teema on tegelikult eestlaste jaoks veel väga uus. Võimalik, et aastate jooksul oleme ära harjunud juba vestlusrobotitega, aga kuidas me reageerime siis, kui vestlusrobot hakkab vastama meile nii pildis kui videos? Ja juba sel aastal on need lahendused rohkem kui reaalsed. Kui sa soovid tehisintellekti teemadega rohkem kursis olla, siis vajuta siin video all olevale lingile, jäta oma e-mail ja iga kuu lõpus saadan sulle uudiskirja. Järgmist videot näed siit.